Täna siis, nagu te teate, täna on 2. november kuupäevaliselt. Nüüd ma tahan, et sa kujutaksid ette, et täna on mitte 2. november, aga 31. oktoober. Ja aasta on mitte 2025, vaid 1517. Ja üks noor Rooma katoliiklasest munk, kes kuulub augustiinlaste ordusse, kelle nimi on Martin Luther. Ja ta on kirjutanud oma 95 teesi, millest me kõik oleme kuulnud. Ja ta on need kirjutanud, ta on need avalikuks teinud kõigile lugemiseks. Nüüd ma ei tea, kas sa oled lugenud Martin Lutheri 95 teesi. Kui sa ei ole, siis soovitan lugeda. Aga oma olemuselt, mida Martin Luther siis räägib või millest ta kirjutab oma 95 teesis, on see, et ta põhimõtteliselt siis räägib kirikuõpetuse või ametliku kirikuõpetuse vastu. Ja ta räägib seal indulgentsidest ja indulgentside müügist ja paavstist ja ta toob välja kõik sellised ebapiibellikud praktikad, mida Rooma katoliku kirik siis eesotsas oma paavsti ja preestritega õpetavad ja propageerivad. Ehk mida Martin Luther teeb? Ta näeb justkui probleemi, ta näeb valesid õpetusi, valesid praktikaid, mis sõna otseses mõttes saadavad inimesi hukatusse. Ja praktikaid, mis lähevad, nagu me teame, otseselt vastuollu piibli õpetusega. Ja mida ta teeb? Ta ei peida lihtsalt pead liiva alla, ta ei pea seda ükskõikseks justkui, vaid ta kirjutab avaliku kirja, millest ta sellise selgitava kirja, millest siis omakorda, nagu me teame, rullub lahti terve sündmuste ahel ja ülejäänud on kõik ajalugu. Nüüd, meie kogudusel ei ole oma 95 teesi, aga ma ei tea, kas sa teadsid, aga meie kogudusel on koduleht internetis. Ja kui sa lähed meie kodulehele, siis sa ei leia sealt Martin Lutheri 95 teesi. Aga sa leiad sealt igasugust muud olulist ja kasulikku informatsiooni selle kohta, kes me oleme ja mida me õpetame. Ja seal on ka üks selline link, kus ongi siis kirjas, mida me õpetame. Ja kui sa lähed sinna peale, siis sa leiad sellise lühikese kokkuvõtte sellest, mida me usume ja mida me siis õpetame. Ja kui sa kerid selle lehekülje alla, siis sa leiad sealt sellise lause, ja ma tsiteerin. Ja seal on öeldud, Karjase koguduse õpetus tugineb Londoni baptistide 1689 aasta usutunnistusele. Nüüd võib-olla sa mõtled, et siin on vist midagi valesti läinud või mingi kirjaviga on siin tekkinud, sest kas Karjase koguduse õpetus ei peaks mitte piibli õpetusele tuginema? Ja sul on õigus, Karjase koguduse õpetus tuginebki piibli õpetusele ja see peabki tuginema piibli õpetusele. Ja ma teeksin ettepaneku meile kõigile selle lause sõnastus ära muuta, sest see ei ole just kõige paremini välja kukkunud, sest see tekitab pigem segadust. Sest seal peaks kirjas olema pigem midagi sellist, et Karjase koguduse õpetus tugineb piibli õpetusele, mida siis aitab kirjeldada seesama Londoni baptistide usutunnistus. Aga see Londoni baptistide usutunnistus ei ole seal juhuslikult, see ei ole sinna kogemata või kellegi kirjaveade tõttu sattunud. Ja kui sa lähed sinna peale, siis sealt avaneb üks selline link, millest siis tuleb lahti 97 leheküljeline PDF-dokument, kus on siis seesama eesti keelde tõlgitud kujul Londoni baptistide usutunnistus, mis on kirjutatud aastal 1698 või 89. Ja seal on üsna pikalt ja üsna põhjalikult siis kirjeldatud piibli põhitõdesid, piibli põhiõpetusi. Ja see, millest ma tahan täna rääkida, ongi see, mida me usume ja miks me usume sellesama usutunnistuse valgel. Ehk siis, miks meie kogudusel on usutunnistus ja mida see tähendab ja miks see hea on. Ja miks just see konkreetne usutunnistus? Ja kas see, et me kasutame usutunnistust, kas see tähendab, et me õpetame justkui midagi lisaks piiblile? Sest need kõik on üsnagi sellised asjakohased küsimused, mis võivad tekkida.
ja millele mina ja sina Karjase koguduse liikmetena, ma arvan, peaksime olema suutelised andma vastust. Ja see on see, millest ma tahan täna rääkida. Aga enne kui me läheme nende oluliste küsimuste juurde, siis ma tahan, et me loeksime sealt samast kirjakohast, kus me pooleli jätsime. Ja see kirjakoht on Uuest Testamendist ja Apostlite tegude raamatust. Ja sealt samast 15. peatükist. Ja Apostlite tegude 15. peatükk, me loeme siis, jätkame siit 22. salmist. Ja siin siis öeldakse nii. Siis apostlid ja vanemad koos terve kogudusega arvasid heaks valida endi keskelt mehi ja saata need Antiookiasse. Koos Pauluse ja Barnabasega, nimelt Juuda hüüdnimega Barsabas ja Siilase, kes mõlemad olid juhid vendade hulgas. Ja nendega nad saatsid järgmise kirja. Apostlid ja vanemad, teie vennad, tervitavad vendi paganate seast, kes elavad Antiookias ja Süürias ja Kiliikia maal. Ja me oleme kuulnud, et mõned, kes meie seast on välja läinud, kuigi meie ei ole neid volitanud, on oma kõnedega teid rahutuks teinud ja teie hinged kitsikusse viinud. Siis oleme meie üksmeelselt arvanud heaks valida mehi ja saata need teie juurde, koos meie armsate Barnabase ja Paulusega. Meestega, kes on pannud oma elu kaalule meie issanda Jeesuse Kristuse nime pärast. Nii me siis läkitasime Juuda ja Siilase, et need teile ka suusõnal teataksid seda sama. Sest püha vaim ja meie oleme arvanud heaks, et teie peale ei tohi panna ühtegi muud koormat, kui need hädavajalikud. Hoiduge ebajumalate ohvriliha ja vere ja lämbunu söömisest ja pilastusest või ebamoraalsusest. Te teete hästi, kui neist hoidute, jääge terveks. Nii nad saadeti teele ja nad tulid Antiookiasse, kutsusid kokku rahva hulga ja andsid kirja edasi. Kui nood olid selle läbi lugenud, rõõmustasid nad saadud julgustuse pärast. Juudas ja Siilas, kes ka ise olid prohvetid, julgustasid vendi mitmete sõnadega ja kinnitasid neid. Aga kui nad seal mõnda aega olid viibinud, lasksid vennad nad rahuga minema nende juurde, kes neid olid läkitanud. Siilas arvas aga heaks jääda nende juurde. Paulus ja Barnabas jäid Antiookiasse, õpetades ja kuulutades koos paljude teistega issanda evangeeliumi sõna. Amen. Nüüd need sündmused, millest me äsja siin lugesime, need leiavad aset siis 1. sajandi kirikus, pärast seda, kui Jeesus oli ennast apostel Paulusele ilmutanud ja nagu me teame, siis apostel Paulus oli pöördunud ja meelt parandanud. Jeesus oli ta kutsunud apostli ametisse. Ja tema ülesandeks oli kuulutada evangeeliumi kõigile paganatele, nagu me teame. Ja eelnevates peatükkides meile räägitakse, kuidas Paulus oli läinud välja siis oma esimesele missioonireisile ja mida ta seal oli näinud, mida ta seal oli teinud, kuidas Jumala sõna oli saanud kuulutatud ja palju vilja kandnud paganate seas. Ja meile öeldakse, et nad pöördusid tagasi Antiookiasse, kus nad olid alustanud. Ja meile öeldakse 14. peatükis ja salmis 21, et paljud olid jüngriteks saanud. Ehk pealtnäha kõik on nagu mingis mõttes hästi. Evangeelium on hakanud Juudamaalt väljapoole levima ja inimesed kõikide rahvaste hulgast, kõikidest keeltest saavad päästetud, nagu oli olnud seesama missiooni käsk, mida Jeesus andis oma jüngritele. Ja kui sa loed 11. peatükist, kuidas Paulus siis koos Barnabasega Antiookias evangeeliumi kuulutasid, siis sa näed, et neil läks üsna hästi, sest paljud olid saanud usklikuks ja Jumala sõna oli kuulutatud ja see oli palju vilja kandmas. Ja Paulus veetis nende hulgas terve aasta. Ja sa loed ka seda, et Antiookia kogudus oli esimene koht, kus jüngreid hakati nimetama siis kristlasteks. Aga huvitav on see,
ei lähe justkui palju aega mööda, kui tekib mingisugune selline poleemika või mingisugune maailmavaadete kokkupõrge koguduse enda sees, mingisugune selline probleem, ja mitte väljaspool kogudust, vaid koguduse enda sees. Ja me võiksime öelda, et see, millest me siin nagu loeme, need on justkui jüngrite sellised esimesed sammud väljapoole Juudamaad. Ja tekivad esimesed kogudused kiriku ajaloos, põhimõtteliselt sünagoogide kõrvale, kus siis enamus kohalkäijatest ja enamus pöördujatest ei ole mitte hajali elavad juudid, vaid need on paganad, nii nagu sina ja mina täna. Ja meile öeldakse, et Juudamaalt ehk Iisraelist siis tulid mõned alla ja ehk tegemist oli juutidega. Ja mida nad õpetasid? Neid peab ümber lõikama ja käskima pidada Moosese seadust. See on see, mida nad õpetasid. Ja edasi juhtub see, nagu me lugesime. Apostlid saavad kokku, nad peavad üheskoos nõu, nad kirjutavad ja selgitavad seda probleemi ja nad kirjutavad kirja siis sellele samale Antiookia kogudusele. Ja seal kirjas on kirjutatud, nagu me lugesime, et me oleme kuulnud, et mõned on teie hinged kitsikusse viinud, aga püha vaim ja meie oleme arvanud heaks, et teie peale ei tohi panna mitte ühtegi muud koormat kui need hädavajalikud. Ehk mis siin nagu juhtus? See evangeelium läks välja, see kandis palju vilja paganate seas ja tekkis probleeme. Tekkis mingisugune õpetuslik justkui kokkupõrge, mingisugune sellised valeõpetused läksid liikvele ja tekkis konflikt. Ja mida teevad siin apostlid? Nad reageerivad sellele, nad ei peida justkui pead liiva alla ega ürita öelda, et midagi ei ole juhtunud või ju see probleem läheb äkki ise üle lihtsalt. Vaid nad arutavad seda, nad teevad otsuse ja nad deklareerivad oma otsust kirjalikult ja avalikult ja saadavad sellele kogudusele, kus probleem tekkis. Ja minu selline tõdemus täna siit sulle ja meile kõigile on see, et kui esimesel sajandil, ehk siis võiksime öelda evangeeliumi leviku esimestel päevadel, oli vajalik piibliõpetuse selgitamine, kaitsmine ja avalik deklareerimine ja valeõpetustele vastu seismine, siis kui palju enam see on vajalik meie päevil, 2000 aastat nüüd edasi sellest, kus meil on terve kristlik ajalugu, kiriku ajalugu selja taga ja kus meil on tõenäoliselt meie täna elame olukorras, kus meil on kõige rohkem usulahke, sekte ja valeõpetusi kui üldse kunagi terve kiriku ajaloo vältel. Ja minu vastus on see, et see on ülimalt oluline ja see on ülimalt tähtis meie päevil. Nüüd, kui ma selle väitega edasi lähen, siis ma pean otse kohe ütlema mõned sellised selgitavad klauslid. Sellepärast, et meie täna ja ükski kiriku nõukogu otsus, mitte ükski usutunnistus ei oma samasugust autoriteeti nagu apostlite sõna siin 15. peatükis. Ja meie täna ei ole apostlid ja meil täna ei ole apostleid sellisel kujul, nagu need olid Jeesuse välja saadetud 12 jüngrit Uues Testamendis, kellest üks, nagu me teame, ehk Juudas vahetati välja ja kelleks ka erandkorras sai Paulus, kuigi tal ei olnud kõiki neid kriteeriume, mis pidid olema, et ta apostliks saada. Aga apostli amet Uues Testamendis on väga spetsiifiline asi ja kui keegi täna ütleb, et tema on apostel või ükski kirik või ükski usuliikumine ütleb, et neil täna on apostlid samasugusel kujul, nagu need olid Uues Testamendis, siis nad kas valetavad või nad ei tea, millest nad räägivad. Sellepärast, et apostel Paulus ütleb oma kirjas efeslastele, et kogudus on rajatud apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Jeesus Kristus ise. See tähendab seda, et see alus on juba rajatud üks kord ja see aluse rajamine ei kesta igavesti. See on ühekordne tegevus. Sa ei raja justkui alusele teist alust või vundamendile teist vundamenti, kui sa ehitad maja. Ja see vundamendi rajamine on ühekordne tegevus ja siin pärast seda, nagu me teame, ehitatakse maja. Ja meie kogudus on see maja istutatud, rajatud sellele apostlite
ja prohvetite alusele. See on see, mida apostel Paulus ütleb Efesuse kirjas. Mis tähendab väga lihtsalt seda, et Jumal räägib meiega tänapäeval apostlite kaudu, kelle sõna on kirja pandud selles Uues Testamendis. Aga ta ei räägi meile uute apostlite kaudu. Vundamendi rajamine ei kesta igavesti. Hebra kirja autor ütleb meile 1. peatükis, et Jumal on rääkinud meie esivanematele mitmetel kordadel, paljudel viisidel, prohvetite kaudu. Aga nüüd, ehk aegade lõpul, ta on rääkinud meile oma poja kaudu, kelle tunnistus ja kelle kuulutus ja kelle õpetus on kirja pandud nende samade apostlite poolt, mille me leiame Uues Testamendis. Ja Jeesus täitis oma isikus Vana Testamendi prohvetiteenistuse eesmärgi oma apostlite kaudu, oma prohvetite kaudu, mis tähendab väga lihtsalt seda, et piibli kaan on sellisel kujul on suletud. Jumal ei lisa sinna enam uusi kirjutisi, ta ei lisa sinna enam uusi apostleid, sest see kõik, mida meil on vaja teada kristlasena eluks ja Jumal kartuseks, on meile antud pühakirja näol. See on see, mida ütleb apostel Paulus oma kirjas Timoteosele 3. peatükis. See tähendab seda väga lihtsalt, et ükski usutunnistus ei oma samasugust autoriteeti nagu piibli sõna. Ja meie täna ega ükski usutunnistus kiriku ajaloos ei saa öelda nagu apostlid, et püha vaim ja meie oleme arvanud heaks öelda seda ja seda ja seda. Kuigi me usume jah, et ka need samad usutunnistused, mis kirjeldavad piibli õpetust nii selgelt, nii hästi, ka need on pandud kirja püha vaimu töö tulemusena, aga need ei ole otseselt nagu inspireeritud sõna. Need ei ole Jumala välja hingatud sõnad, nii nagu on püha kiri. Mis tähendab väga lihtsalt seda, et usutunnistused võivad eksida. Ja see tähendab seda, et meie ei pea usutunnistusele mitte kunagi 100% alluma ega kuuletuma. Ja sina ei pea uskuma kõiki nii 100%, nagu öeldakse 1689 aasta Londoni baptistide usutunnistuses. Ja kui sina tahad olla näiteks Karjase koguse liige, siis me ei nõua sinult 100% kõige jaatamist, mis seal usutunnistuses kirjas on. Aga me soovime, et sa alluksid piibli õpetusele, et sa kuulaksid seda, mida piibel ütleb. Ja siin ka on üks selline oluline punkt tegelikult, et kui sa näed, et on midagi selles samas usutunnistuses kirjas, mis ei ole piibliga kooskõlas, vaid mis läheb sellega vastuollu, siis sinu kohus on öelda seda Kallele või ükskõik kellele. Aga sinu kohus on seda adresseerida. Või kui sa näiteks näed, et see sama usutunnistus ei lähe mitte üheski punktis piibli õpetusega kooskõlla, vaid see läheb täielikult vastuollu piibli õpetusega, siis minu üleskutse on see, et siis ärme kasuta seda usutunnistust. Siis me peaksime selle minema viskama ja mitte kasutama ja selle kodulehelt maha võtma. Aga kui see on piibli õpetusega kooskõlas ja kui see tõesti kirjeldab piibli õpetust ja kui see aitab meil lahti mõtestada piibli tõdesid ja vastu seista valedele õpetustele, siis kasutagem seda. Aga me ei saa jääda ka justkui neutraalseks ega ükskõikseks või passiivseks. Sest me kas viskame selle minema või me kasutame seda vastavalt sellele, kas see on piibellik või mitte. Sest meid on kutsutud võitlema, mitte olema passiivsed. Juuda kirja autor, kirjas Juuda kirises, ta ütleb oma kirja 3. salmis, seal kirjas on siis ainult üks peatükk, seega peatüki numbreid seal ei ole. Ta ütleb meile 3. salmis, armsad, ma olen igati püüdnud teile kirjutada meie ühisest päästest ja muutuski möödapääsmatuks teile kirjutada, et ergutada teid võitlema pühadele kord antud usu eest. Ja ta ei räägi siin lihtsalt ainult pastoritele või vanematele või jutlustajatele või evangelistidele. Ta ei ütle, et kui sina oled pastor või vanem, siis võitle pühadele kord antud usu eest. Ja ta ei ütle, et kui sina oled professionaalne apologeet või evangelist, siis võitle pühadele kord antud usu eest. Kellele ta siis seda ütleb? Ta ütleb seda tegelikult 1. salmis. Ta ütleb, Juudas, Jeesuse Kristuse sulane, Jaakobuse vend, Jumalas isas armastatud ja Jeesuses Kristuses hoitud kutsutuile. Ehk ta räägib Jeesuses Kristuses hoitud kutsutuile.
Ja me võiksime küsida, kes on siis need Jeesuses Kristuses hoitud kutsutud. Ja tegelikult need on kõik kristlased, sellepärast et kui sina ei ole Jeesuses Kristuses hoitud kutsutu, siis sa ei ole kristlane. Mis tähendab, et ta räägib siin kõikidele kristlastele, sinule, minule ja meile kõigile täna. Ja see tähendab seda väga lihtsalt, et see, mida siin koguduses õpetatakse või mida siit kantslist välja räägitakse, see ei ole ainult Kalle asi ja see ei ole ainult jutlustajate või mingite professionaalsete teoloogide asi, vaid see on iga koguduse liikme asi. Mis tähendab, et see nii-öelda puhta õpetuse hoidmine, selle kaitsmine ja valedele õpetustele vastu seismine on iga koguduse liikme ülesanne, sellepärast et meid kõiki on kutsutud võitlema pühadele korda antud usu eest. Ja võitlema ilmselgelt mitte füüsiliselt mõõga ja relvaga, vaid selle sama vaimuliku sõjavarustusega, millest apostel Paulus räägib meile Efesuse kirja lõpus, kui ta ütleb, et võtke kätte vaimu mõõk, milleks on Jumala sõna. See on see sama sõna, mis on elav ja tõhus ja vahedam kui teravam kui ükski kaheterane mõõk. Seega minu üleskutse sulle täna on see, et sa loeksid Jumala sõna, piiblit. Aga loe ka seda sama usutunnistust, mida meie kogudus kasutab. Ja kui sa ei ole seda lugenud, siis minu üleskutse on see, et sa loeksid selle läbi ja mõtleksid selle peale, mis seal kirjas on. Ja vaata läbi nende kirjakohtade, millele seal viidatakse. Ja vaata, kas need on pühakirja ehk piibli näol põhjendatud, mida nad kunagi on kirja pannud. Ole nagu see hea beroialane, kellest me loeme apostlitegude raamatus, kes võtsid vastu sõna täie innuga ja nad uurisid igal päeval, kas see on nii, nagu Paulus neile õpetab. Ja loe samas ka teisi usutunnistusi, mis kirjeldavad reformatsiooni õpetust, nagu näiteks Heidelbergi katekismus, Dorti kanoonid, Westminsteri usutunnistus, Augsburgi usutunnistus ja neid on päris mitmeid. Ja kui sa loed usutunnistusi või kui sa loed seda sama usutunnistust, mis on kirjas või mis on üleval meie koguduse kodulehel, siis pea meeles seda väga lihtsalt fakti, et mitte ükski usutunnistus ei ole kirjutatud justkui niisama. Mitte ühtegi usutunnistust ei ole kirjutatud lihtsalt sellepärast, et neil ei olnud midagi targemat teha, kui usutunnistust kirjutada. Vaid ajalooliselt kõik usutunnistused on kirjutatud mingisugusest konkreetsest olukorrast lähtuvalt, mingisugusest probleemist lähtuvalt. Kui sa vaatad näiteks ajaloolisi kõige varasemaid usutunnistusi, näiteks Nikaia usutunnistus, millest ma arvan, me kõik oleme kuulnud, siis seda usutunnistust ei kirjutatud lihtsalt niisama, et midagi kirjutada, vaid seda kirjutati vastuseisuks aarianismile, mis väitis, et Jeesus on loodud olend ja et ta ei ole igavene nagu Jumala isa. Ja Autanaasiuse usutunnistus kirjutati vastuseisuks unitaarlusele, mis siis kaitseb ja defineerib kolmainu õpetust ja kaitseb Jeesuse jumalikkust. Ja reformatsiooni ajast on tuntud mitmed ja paljud usutunnistused, millest ma ka mõndasid mainisin, nagu näiteks ka Belgia usutunnistus või seesama Westminsteri usutunnistus ja loomulikult ka seesama 1689 aastal kirjutatud Londoni baptistide usutunnistus, mis kõik kaitsesid protestantlikku usuliikumist ja mis seisid vastu Rooma katoliku kiriku valedele õpetustele. Aga nendel samadel usutunnistustel on oma konkreetne ajalugu ja oma konkreetne kontekst, mida peab teadma, et aru saada, miks nad just räägivad nendest asjadest, miks nad just käsitlevad neid konkreetseid teemasid, mida nad käsitlevad. Aga võib-olla sul küsimus tekib loomulikult, et aga kuidas need siis tänapäeval üldse võiksid meile kuidagi kasulikud olla? Kuidas need üldse kuidagi on asjakohased meile tänapäeval? Ja minu väide täna on see, et need on meile ülimalt kasulikud ja need on meile ülimalt asjakohased. Sellepärast, et kui sa vaatad kiriku ajalugu, siis sa näed seda, et ühed ja samad valeõpetused on laias laastus need, mis tulevad esile ühel perioodil, teisel perioodil, aga need on laias laastus ühed ja samad alati. Ja need on tavaliselt seotud esiteks kas Jeesuse olemusega, Jeesuse isikuga, teiseks kas sellega, kuidas me saame päästetud
või siis kolmandaks sellega, mismoodi me üldse tuleme Jumala tundmisele või kuidas Jumal ilmutab ennast inimkonnale. Ja kui sa loed kiriku ajalugu ja kui sa loed iidsetest hereesiatest, siis need ja vaatad seda samas, mis toimub tänapäeval, siis sa võid koos kogujaga tõdeda, kui ta ütleb, et ei ole midagi muud, ei ole midagi uut siin päikese all. Seega need samad ajaloolised usutunnistused, millest on, mida me teame ja mida me võime lugeda, need on tänapäeva kristlasele ülimalt olulised ja ülimalt asjakohased. Samamoodi nagu see, mida apostlid kirjutavad siin 15. peatükis, on täpselt sama oluline meile tänapäeval, mis nad kirjutasid mitte otseselt meile, aga nad kirjutasid seda Antiochia kogudusele. Aga see on ülimalt asjakohane meile täna. Nüüd küsimus võib-olla tekib, et kas see, et me kasutame 1689 aasta baptistide usutunnistust, tähendab, et me eitame kõiki teisi usutunnistusi. Ja ilmselgelt see ei tähenda seda, sest me jaatame nii Nikaia usutunnistust ja Autanaasiuse usutunnistust ja apostellikku usutunnistust. Seega see, et me kasutame ühte, ei tähenda seda, et me välistame kõik ülejäänud või et me välistame kõik teised. Ja see ei tähenda ka seda, et me arvame, et me teame kõigest kõike ja et keegi ei saa meid õpetada. Me ei kasuta seda usutunnistust selle pärast, et me arvame, et me oleme kõigist teistest paremad või targemad, kes ei kasuta usutunnistust. Sest ükski kogudus, ükski kiriku nõukogu ajaloos ei ole kirjutanud usutunnistusi selle pärast, et nad arvasid, et nad teadsid kõike. Või et nad arvasid, et neid ei saa keegi õpetada. Vaid selle pärast, et nad ei saanud ka vait olla, kui Jumala sõna pöörati valeks erinevate inimeste poolt. Ja meie täna ei kasuta usutunnistust selle pärast, et me arvame, et meie õpetus on parem ja puhtam kui kõikidel teistel kogudustel. Vaid me kasutame seda sellel lihtsal põhjusel, et me ei saa ka vait olla ja me ei saa olla otsustamatud selles, mida Piibel õpetab, nendes suurtes põhilistes küsimustes. Ja eriti me ei saa vait olla ja eriti me ei saa olla otsustamatud tänapäeva maailmas. Seega, miks me siis kasutame usutunnistust? Sellel väga lihtsal põhjusel, et aidata meil lahti mõtestada, et aidata meil lahti sõnastada Piibli õpetust ja et vastu seista valedele õpetustele ja et samas aidata meil ka õppida ja süstematiseerida Piibli õpetust. Sellepärast, et tänapäeva maailmas sõna kristlane ei tähenda peaaegu mitte midagi. Kui sina lähed näiteks tänavale ja räägid seal mormoonidega, siis ka nemad ütlevad, et nemad on kristlased. Kuigi me teame, et sisuliselt tegemist on polüteistliku religiooniga ja sellel on küll kristlik fassaad, aga sellel ei ole kristliku õpetusega või usuga eriti palju seost. Mistõttu on ülimalt oluline see, et meie tänapäeva maailmas oskaksime vastata sellele küsimusele, et miks me usume seda, mida me usume. Mida see tähendab, et sa oled kristlane, kui keegi küsib sinult tänava pealt? Kui ma küsiksin sinult, miks sina usud näiteks kolmainu õpetusse, siis kas sa oskaksid mulle vastata, et selle kirjakoha valgel, mis on autoriteetne ja usaldusväärne nendel ja nendel põhjustel, sellepärast mina usun, et Jumal on kolmainus Jumal. Kas sa oskad sellele vastata? See on üks näide. Seega, miks meie kogudus kasutab usutunnistust? Ma loodan, et sa said sellele küsimusele vastuse. Aga võib-olla sa mõtled, et aga miks siis just see 1689 baptistide usutunnistus? Miks mitte mõni teine usutunnistus? Näiteks seesama Westminsteri usutunnistus, mis on väga populaarne, väga tuntud ja teada. Ja lihtne vastus on muidugi see, et me ei ole presbüüterlased ja me ei usu laste ristimisse, vaid me oleme baptistid ja me usume usuristimisse. Aga võib-olla sa mõtled, et okei, aga miks siis näiteks mitte mõni ajalooline anabaptistide usutunnistus, mida ei ole küll eriti palju, aga mõned üksikud siiski on. Ja lihtne vastus on jällegi see, sellepärast, et
me jaatame reformeeritud päästeõpetust ja me eitame armiinianlikku päästeõpetust ehk inimese keskset päästeõpetust ja me jaatame jumala keskset päästeõpetust. Sellepärast meie kasutame 1689 aasta baptistide usutunnistust. Ja me ei õpeta seda lisaks piiblile ja me ei tohigi ja me ei saagi seda õpetada kunagi lisaks piiblile. Ja see mitte kunagi ei saa omada samasugust autoriteeti, nagu piibli sõna. Ja ma arvan, see on ka üks põhjuseid, miks sa siit kantslist ei ole just eriti palju kuulnud selle sama usutunnistuse kohta. Ja võib-olla sa ei ole isegi sellest veel midagi kuulnud. Võib-olla see on esimene kord, kui sa üldse sellest midagi kuuled. Ja sa ei peagi ilmtingimata sellest midagi teadma. Sa ei peagi ilmtingimata seda läbi lugema või sa teadma, millest see räägib, et näiteks saada meie koguduse liikmeks. Aga samas ma tahan, et sa teaksid, et selline asi on olemas ja et sul ei tuleks üllatusena, kui sa lähed kunagi kodulehele ja näed sealt mingisuguse 1689 usutunnistust ja mõtled, et mis see siis veel on. Ja üks oluline punkt, mida ma tahan rõhutada, on see, et see usutunnistus ei ole kirjutatud justkui professionaalsetele teoloogidele. See ei ole kirjutatud pastoritele või vanematele, see ei ole kirjutatud apologeetidele, vaid see on kirjutatud ja mõeldud kasutamiseks absoluutselt kõikidele, isegi lastele. Kui sa lähed selle dokumendi sisse, siis sa näed, et see on kahes osas. Ja esimene osa on seesama Londoni baptistide usutunnistus. Ja teine osa selle all on katekismus. Ja mis asi on katekismus? See on põhimõtteliselt küsimused ja vastused. Ja need on täiesti põhilised lihtsad küsimused, millele sina näiteks saad kas või piibliõpetust õpetada oma lastele. Ja need on küsimused, mida võivad küsida täiesti mittekristlased, kes lihtsalt tahavad teada rohkem kristluse kohta. Kui ma ei eksi, siis esimene küsimus on, kes on Jumal või mis on Jumal. Seega minu üleskutse sulle täna ja meile on see, et me kasutaksime neid võimalusi, mida meie kätte on antud. Sellepärast, et Juuda kirjas meid kutsutakse üles võitlema pühadele korda antud usu eest. Ja seda saab teha väga mitmet moodi. Seda saab teha näiteks siis, kui me läheme tänavale evangeliseerima ja seda saab teha ennast harides teoloogiliste tõdedega ja vastu seistes valedele õpetustele, aga seda saab teha ka ennast harides ajalooliste usutunnistustega ja selle läbi ennast valmistades, et me oleksime suutelised ja et me oleksime võimelised andma vastust selle küsimuse kohta, mida me usume ja miks me nii usume. Mäletate, apostel Peetrus kutsub meid üles oma esimeses kirjas, 3. peatükis ja salmis 15. Ta ütleb, et pühitsege issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. See tähendab, me peame teadma seda, mida me usu ja miks me usume nii. Kirjas eefeslastele apostel Paulus kutsub ka meid üles, et me ei oleks väetid lapsed, keda pillutab justkui iga õpetuse tuul, iga õpetuse laine, vaid et me kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on Kristus, kes on pea ehk Kristus. Et me oleksime kindlad selles, mida me usume. Igaüks olgu kindel oma mõtlemises, see on see, mida Paulus ütleb oma kirjas roomlastele. On üks selline vana Inglismaalt pärit ütlus, et me justkui naelutaksime oma need lipuvärvid masti külge. See ütlus on pärit Inglise mereväest, siis kui vanadel aegadel sõideti ja sõditi purjelaevadega ja seal purjelaevades, nagu me teame, on suured purjed, mis kinnituvad mastide külge. Ja seal otsas on see Union Jack, valge, sini, punatriibuline lipp, ikooniline lipp, nagu me teame. Ja on teada ajalooliselt juhtumeid, kus need samad meremehed, kes võitlesid, nad naelutasid oma riigilipu sinna masti külge, et ei oleks võimalik alla anda, et ei oleks võimalik mitte kellelgi, isegi kui nad tahavad, mitte kellelgi ei oleks võimalik sinna vardesse siis tõsta valget lippu. Et oleks võimatu see, et me anname alla. Sellepärast, et nad olid otsustanud võidelda kuni lõpuni. Ja samamoodi mina ja sina
peame olema nii kindlad selles, mida me usume, et me justkui naelutaksime oma need lipuvärvid selle masti külge. Et me tungiksime väevõimul sinna Jumala riiki, millest, nagu Johannes meid kutsub üles oma evangeeliumis. Ja kuidas me seda teeme? Me teeme seda alludes Jeesuse õpetusele ja tehes seda, mida Jeesus meid on üles kutsunud tegema oma õpetuses ja tehes seda, mida Uus Testament tervikuna meid kutsub üles tegema. Ja üks nendest asjadest, mida Uus Testament kutsub meid üles tegema, on see, mida Juuda oma kirjas ütleb. Võidelge pühadele kord antud usu eest. Sellepärast, et Jeesus on juba meie eel võidelnud ja ta on juba meie eel võitnud meie võitluse. Ja seega tema läbi ka mina ja sina ja meie saame olla võidukad selles võitluses, mida me võitleme.